See on just jõudu juurde saanud. Üks selle sõjafaasi võimsamaid pilte, Hades Warthog on naasnud operatsiooni keskmesse, Hormuzi väina. Kindral Duncan kinnitas Pentagoni avalduses, et Hades tegutseb operatsiooni Epic Fury lõunatiival, et rünnata Iraani revolutsioonilise kaardiväe kiirpaate. Päevi varem oli CENTCOM juba avaldanud ametliku foto lennukist, mida operatsiooni käigus õhus tankiti. See on selge märk, et ta ei ilmunud sinna juhuslikult ega sümboolse missiooniga ajal, mil selle mudeli väljaviimist arutati veel Washingtonis. See tagasitulek toimus ühel maailma tundlikemal alal, Iraani ja Omaani vahel, kust läbib suur osa maailma energiast. USA energiaagentuuri EIA andmetel liikus 2024 aastal Hormuzi väina kaudu 20 miljonit barrelit päevas, ehk 20% maailma naftavedelike tarbimisest. Kes on selle keskmes? Ühel pool Ameerika Ühendriigid, kes otsustasid paigutada Hadesi selgelt ründavasse rolli, teisel pool Iraani revolutsiooni kaardivägi, kes kasutab kiirpaate ja väikelaevu hirmutamisvahendina merel. Ameerika Ühendriikide sõjalised allikad rõhutavad, et Warthogi sihtmärk on kerged ja väledad paadid, mida Iraan on aastaid kasutanud laevade survestamiseks ja mereliikluse ähvardamiseks. See pole tühiasi. Just selline sihtmärk seletab, miks A10 nüüd taas välja ilmus ja 2026 aastal jälle mõttekaks muutus. A10 omadused on jätkuvad väärtuslikud kitsas ja pingelises keskkonnas nagu Hormuzi väin. Ameerika Ühendriikide õhujõudude andmetel on sellel suurepärane manööverdusvõime madalal kiirusel ja kõrgusel. See suudab püsida pikka aega lahinguala lähedal ja on jätkuvalt täpne ründeplatvorm. Teisisõnu, kui teised hävitajad tulevad ja lähevad väga kiiresti, suudab Warthog jääda paigale, jälgida, jälitada ja tabada sihtmärki ohu ilmnemisel. See selgitab, miks Hadesi taasilmumine palju tähelepanu sai. Warthog on loodud karmiks sõjaks, püsivaks missiooniks ja otseseks surveks. Nüüd ilmub ta taas merel, jahtides väikeseid, kiireid ja raskesti tabatavaid aluseid. Ajakiri Airspace Force'is tõi esile, et Duncan kirjeldas lennukit kui osa pealetungist, mis jahtib ja hävitab kiireid aluseid. Vainas meenutas sama väljaanne, et Hades oli loodud lendama madalal, aeglaselt ja pika lennuajaga. Profiil, mis soodustab väiksemate sihtmärkide jahti. Tagasitulek polnud improviseeritud 2. veebruaril 2026. Enne kui operatsioon kasvas, näitas CENTCOM juba Hadesit ühisõppusel USS Santa Barbaraga Araabia lahes. Aga 2023 aastal USA keskõuvägi teatas, et Hadesed osalesid piirkonnas suures mereväeõppuses koos Ameerika ja Briti vägedega. See lükkab ümber viimase hetke improviseerimise idee. Praegu näeme millegi sellise lahingusse toomist, mida oli juba varem meremissioonideks treenitud. Millal see taasilmumine päriselt uudiseks saab? Reuters näitas sel reedel 27. märtsil, et 2 Hiina laeva üritasid lahkuda lahest läbi väina, kuid taganesid. Isegi pärast Iraani garantiisid, et mittevaenulikud laevad saavad läbi sõita, oli analüütikute hinnang otsene. Turvalist läbipääsu ei suudetud tagada. See aitab mõista, miks Hades tagasi pöördus. Mitte lihtsalt kohalolu pärast, vaid tegutsema paigas, kus mereline hirmutamine mõjutab kaubandust, energiat ja rahvusvahelist julgeolekut, mitte lihtsalt kohal olemiseks. Miks see nii oluline on? Sest Hades Warthogi taasilmumine muudab sõja tõlgendust. Ameerika Ühendriigid kasutavad vana lennukit, et seista vastu kiirete paatide parvedele, survele tsiviillaevadele ja katsetele muuta Hormuzi. Sõnum on selge. Hades pakub täpselt seda, mida olukord nõuab. Pikaajalist kohalolekut, madal lendu, täpset rünnakut ja pidevat survet Iraani merelise hirmutamise ühele nähtavaimale relvale.